Hei, tere tulemast kuulama-vaatama seda kiireelumuutuse podcasti ja täna ma räägin sulle unistuse tahvlist. Nii et kas sa oled kunagi teinud unistuse tahvlit? Siin on minu äsja tehtud unistusega tahvel ja ma ikka veel puutun kokku inimestega, kes ütlevad, et ma ei saa aru, miks ma pean seda tegema. Kas on lihtsalt mingite piltide kleepimine, siis ma olen aastaid juba juhendanud inimesi ka täiesti digitaalseid rakenduse põhiseid unistuse tahvleid tegema. Nii et ma räägin täna natuke sinuga, miks sa võiksid tulla ka meie koolitusele 8. märtsil. On pühapäeval lõunast on koolitus Zoomis, nii et online'is saad osaleda ja ma jagan seal erinevaid saladusi, kuidas teha unistuse tahvleid nii, et see ka täituks. Ja teine asi, ma aitan sul mõista, seal on erinevad 9 sektsiooni, et kui me seda unistuse tahvlit vaatame, siis tegelikult selle lehe võib jagada 9 ja siin igal sellel on oma hingeteekond, on ju. Ja ma aitan sul nagu mõista, mis seal on, nii et mida täpselt su hing tahab rääkida sellega, et sa tundega valid need pildid, just need pildid sinna, mida see tähendab, sa saad väga palju haasid. Nii et liitu kindlasti, veebruaris juba on soodushind, on ju, nii et varasel linnukesel on tera, eks saad ka vaadata juba eelmise korra videot, sa võib-olla võid juba selle valmis teha enne seda koolitust, on seal lihtsam ja igasuguseid muid faile ja aluseid ja kõike, mida ma sulle jagan, nii et see on nagu üks mu lemmikkoolitusi, mida teha. Ja praegu hakkab tulihobuse aasta, mis võib olla parim siis sellest, et luua endale tulihobuse energias unistuste tahvel. Ja tegelikult inimesed mõtlevad, et see unistuse tahvel, see dreamboard on justkui maagia, aga tegelikult see ei ole maagia, see on neuroteadus. Inimene loob visuaalse eesmärgi, siis tal aktiveeruvad ajus samad piirkonnad, mis päris kogemuse ajal. Ja siin on väga palju erinevaid uuringuid vaimse visualiseerimise kohta, mis näitavad näiteks, et sportlased, kes visualiseerivad sooritust, aktiveerivad motoorset ajukoort. Ja aju ei tee tugevat vahet kujutlusel ja reaalsel kogemusel. Ja samamoodi korduv visualiseerimine tugevdab närviühendusi. Nii et Dreamboard aitab sinu ajul harjuda uue identiteediga. Sa lood uut identiteeti seal ja see on kõik väga vajalik. Lisaks on meil ajusüsteem, mis filtreerib infot. Nii et kui sa otsustad midagi, et ma tahan seda asja, siis ükskõik, ma tahan luksuslikumat elu, ma tahan tervet keha, ma tahan hakata ettevõtjaks, siis hakkab see süsteem, see on justkui nagu selline otsinguradarid süsteem, ta hakkab märkama võimalusi, filtreerima infot ja suunama tähelepanu sinna. Nii et Dreamboard annab ajule selge fookuse. Mis juhtub ilma fookuseta? Aju töötab ellujäämisrežiimis. Lisaks on väga olulised ka eesmärkide visualiseerimise uuringud. Psühholoogias on uuritud igasuguseid eesmärkide seadmisi, igasuguseid, kuidas see tuleviku visualiseerimine töötab. Tulemused näitavad, et visualiseerimine suurendab motivatsiooni, tõstab enesetõhususe tunnet, ehk siis sa tunned, et sa oled midagi ära teinud ja parandab ka eesmärgiga kooskõlas käitumist. Ja on ainukene nüanss, mis võib juhtuda, on siis, et see unistamine võib tekitada ajus juba rahuldustunde. Nii et see, kui sa teed unistuse tahvli, siis see peab olema seotud tegevusplaaniga, seotud uue identiteediga ja mitte ainult soovidega. Siis kindlasti me räägime, see on oluline ka identiteedimuutusele, närvisüsteemi turvalisusele ja seal on väga palju põhjuseid, miks see kõik ei tööta. Nii et ma väga-väga soovitan sul tulla osalema, sa saad teada, mida sinu hing tahab sulle öelda, sa saad teada, mida sa veel ei tea, ehk siis mina ka olen õppinud nii palju, ma olen aastakümneid teinud neid tahvleid endale, kuidas ta lõpuks siiski niimoodi panna tööle, et ta toetab sinu uut minapilti. Igal juhul head toimetamist ja kuulamist ja loodan sind näha workshopis. Eelmise korra workshop saladuskatte all on sul ka stardipunkt ees olemas, nii et kui sa valid, et sa ei taha seda praegu teha, mine tee seal, aga seekord ma räägin neid uusi nüansse, just need 9 erinevat ala, kuidas sinu hing selle pildi, selle emotsiooni baasil, siis on võimalik sinul seda muutust oma ellu tuua ja saada aru, mida sinu hing praegu igatseb. Igal juhul ma ootan sind väga töötuppa ja kohtumiseni, mis võiks olla parim viis rahvusvahelist naistepäeva tähistada, kui endale kingitus teha tulihobuse aastal see uus visioon sinuga. Tšau!